Vladimir Putin on kogu Venemaal ette valmistanud uue mobilisatsioonilaine, et alustada uut pealetungi Kiievi vastu. Kremli hoiatuse taustal uute massiivsete rünnakulaine ettevalmistamise kohta Ukraina pealinna vastu, mis võivad olla vaid platsdarmi ettevalmistus. Väljaanne The Moscow Times teatab, et Kreml on suuremahulise mobilisatsiooni lävel, et alustada pealetungi põhjast, eriti Kiievi suunas. Venelased saavad praegu massiliselt niinimetatud mobilisatsioonikorraldusi. Selles dokumendis on selgelt kirjas koht ja aeg, millal sõjaväekohustuslased peavad üldmobilisatsiooni väljakuulutamise korral kohale ilmuma. Eelkõige antakse see korraldus välja sõjaväekomissariaatides, kuhu venelasi kutsutakse väidetavalt lihtsalt andmete täpsustamiseks. Venemaal nimetatakse seda juba ettevalmistuseks üldmobilisatsiooniks. Samal ajal helistas Venemaa välisminister Sergei Lavrov 25. mail USA riigisekretärile Mark Rubiole ja teatas talle, et Venemaa president Vladimir Putin andis armeele käsu regulaarselt Kiievit tulistada. Ja nüüd kinnitavad eksperdid juba, et neid pommitamisi võib pidada kas katseks või meile platsdarmi loomiseks. Või katseks sellist muljet jätta. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like, kirjutage ükskõik milline kommentaar ja kindlasti liituge minu Telegrami kanaliga Betši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, väljaanne Moscow Times kirjutab, et Venemaa kodanikud on viimastel kuudel üha sagedamini hakanud saama niinimetatud mobilisatsioonikutseid. Mobilisatsioonikorraldused väljastatakse sõjaväekomissariaatidesse ilmumisel, kuhu neid kutsutakse andmete täpsustamiseks või elektrooniliste kutsete alusel. Asi on selles, et kõik näib olevat lihtsalt andmete kontroll, kuid tegelikult hoiatavad sõjaväekomissariaadid, et varsti tuleb uuesti kohale tulla. Siinkohal märgin ka, et varem sai teatavaks, et Valgevenesse ei lasta enam venelasi sisse. Sest enne seda kontrollitakse kõigepealt infot, ega neid sõjaväekomissariaat taga ei otsi. Ja nagu väljaanne kirjutab, sellele viitavad Google'i ja Yandexi otsingupäringute statistika ning ka juristide info. Google hakkas märtsikuu lõpust alates registreerima märksõnade mobilisatsiooniteade otsingute arvu kasvu ning nende arv saavutas tipu aprilli alguses. Selle tulemusena said sellised päringud nagu mobilisatsiooniteade kleebiti sisse, mida teha, kui kaua kehtib mobilisatsiooniteade või punane mobilisatsiooniteade Google Trendsis ülipopulaarseks. Samal ajal registreeris Yandex WordStat venelaste huvi sama definitsiooni mobilisatsiooniteade vastu juba eelmise aasta sügisest ning tuvastas seejärel nende päringute peaaegu 4-kordse kasvu talvel ja varakevadel. Siin tuleb ka selgitada. See mobilisatsiooniteade antakse välja vastavalt omavalitsuse kutsekomisjoni otsusele. See sisaldab juhiseid selle kohta, mida kodanik peab tegema üldmobilisatsiooni väljakuulutamise korral, kuhu ja millal ilmuda ning mida kaasa võtta. Tavaliselt kleebitakse või pannakse see teatis just sõjaväepiletisse. Eriti palju kutseid saadetakse praegu niinimetatud reservväelastele. Neid kutsutakse enamasti väidetavalt andmete täpsustamiseks ja harvem meditsiiniliseks läbivaatuseks. Ja kohale ilmudes püütakse neile sisse kleepida see mobilisatsiooniteade, veenda neid reservi astuma või lepingule alla kirjutama. Ja juba veebruaris teatasid inimõiguslased Venemaal, et ühe suurettevõtte töötajatelt võeti ära sõjaväepiletid, anti kätte kutseid ja tehti ettepanek kleepida sisse mobilisatsiooniteade. Märtsis viputas Altai Krais Novoromamo küla administratsioon välja nimekirjad. Mobilisatsiooniteadete saamiseks kohustati mehi koos sõjaväepiletitega kohale ilmuma. Ettekirjutuse kleepimisest teatasid samuti kutsealused Novosibirski ja Tšeljabinski oblastist. Ühe kutsealuse esindaja rääkis, et praegu töötavad sõjaväekomissariaadid tema sõnul käskude alusel kontrollivad kõiki ja lisavad inimesi nende hulka, kes võivad armeele kasulikud olla. Nimetades seda üldmobilisatsiooni ettevalmistuseks ja kandidaatide valikuks. Selle taustal tuletan meelde, et alles eile, 25. mail, kirjutas Vladimir Putin lõplikult alla seadusele, mis oluliselt laiendab tema volitusi relvajõudude kasutamiseks välismaal.
Dokumendi kohaselt saab piilakas diktaator Vladimir Putin nüüdsest kasutada armeed Venemaa Föderatsiooni kodanike kaitsmiseks, juhul kui neid välismaal arreteeritakse, kinni peetakse, kriminaal või muul viisil taga kiusatakse. Jutt käib juhtudest, kui venelased on arreteeritud välismaal kohtute poolt, kellel on volitused ilma Venemaa Föderatsiooni osaluseta, samuti rahvusvaheliste kohtuasutuste poolt, mida Venemaa ei tunnusta. Sellest kõigest räägitakse selle seaduse seletuskirjas. Vastavad muudatused tehakse föderaalseadustesse kodakondsuse ja riigikaitse kohta. Kehtivas redaktsioonis on Putinil õigus saata vägesid välismaale, juhul kui riigid või rahvusvahelised organid teevad otsuseid, mis on vastuolus Venemaa Föderatsiooni huvidega või teevad põhimõttelise otsuse, mis on vastuolus Venemaal. Ja nii otsustasid Venemaa võimud laiendada Putini volitusi armee kasutamiseks välismaal. Pärast seda, kui juhtivad NATO riigid olid korduvalt hoiatanud, et Kreml valmistub avatud sõjaks ühe või mitme Euroopa riigiga. Suvel hoiatas Saksa luurejuht Venemaa provokatsiooni ohu eest Balti riikides. Veebruaris teatas Taani luure, et Venemaa on võimeline alustama täiemahulist sõda Euroopas järgmise 5 aasta jooksul. Kuid niinimetatud nullfaas sellise sõja ettevalmistamiseks on Venemaal juba alanud ning sellest kirjutas juba oktoobris Sõjauuringute Instituut. Ekspertide arvates viitab sellele sõjaväeringkondade ümberkorraldamine Venemaa läänepiiril ning sõjaväebaaside loomine Soome piirile. Samuti diversioonid, sekkumine elektroonilise sõjapidamise vahendite töösse, GPS-i segamine, süütamised ja provokatsioonid õhus. Samal ajal 25. mail helistas Venemaa välisminister Sergei Lavrov USA riigisekretärile Marco Rubiole ja teatas talle, et Venemaa president Vladimir Putin andis armeele korralduse regulaarselt tulistada Ukraina pealinna Kiievit. Lavrov ütles, et tsitaat: vastuseks Ukraina terrorirünnakutele Venemaa territooriumil asuvad tsiviilelanikkonna ja tsiviilobjektide vastu alustavad Venemaa Föderatsiooni relvajõud süsteemseid ja järjekindaid lööke Kiievi pihta. Sihtmärkideks saavad objektid, mida kasutatakse Ukraina relvajõudude vajadusteks ning otsustuskeskused. Seetõttu kutsus Lavrov Marco Rubio üles viivitamatult evakueerima diplomaatilise personali ja teised USA kodanikud Ukraina pealinnast. Muide, täna teatas USA saatkond Kiievis, et Vladimir Putin üritab taas kõiki lihtsalt hirmutada ja paanikat külvata. Aga läänes saadakse juba suurepäraselt aru, kes see kääbus, väike kiilakas diktaator Vladimir Putin on, seetõttu tal ei õnnestu kedagi hirmutada. Lisaks mainis Lavrov Vladimir Putini ja Donald Trumpi tippkohtumist Anchorage'is 2025. aasta augustis. Ja ta avaldas kahetsust selle üle, et, tsiteerin, Euroopa eliidi ja Ukraina juhtkonna jõhkrad pingutused õõnestavad selle kohtumise käigus saavutatud edusamme jätkusuutliku ja pikaajalise lahenduse suunas Ukrainas. Tuletan ka meelde, et varem esmaspäeval teatas Venemaa välisministeerium uutest Kiievi pommitamistest. See juhtus päev pärast massiivset rünnakut linnale, kus kasutati 100 droone ja 10 rakette, sealhulgas raketi Oreshnik. Samal ajal esitas Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium juba 24. mai massiivse Kiievi pommitamise väidetavalt vastusena Ukraina terrorirünnakutele tsiviilobjektide vastu. Ja kättemaks Starovelski rünnaku eest, mille venelased ise välja mõtlesid. Ukraina relvajõudude peastaap eitab löögi andmist üliõpilaste ühiselamule Luhanski oblastis. Seal väidetakse, et rünnati ainult Vene sõjalisi objekte, eriti laskemoonaladusid, õhutõrjevahendeid, juhtimispunkte ja droonide üksuse Rubicon staapi. Siin teen pausi. Teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle saate all, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage videot meeldivaks märkida. Kui soovite toetada relvajõudude tööd, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna meeldimist, kui soovite seda tööd toetada. YouTube eitab löögi andmist üliõpilaste rekvisiidile selle video kirjelduses. Ja lõppu lisan veel, et mul tekkis see ainult Luganski oblastis. Ukraina relvajõudude peastaap eitab löögi andmist üliõpilaste ühiselamule Luganskis.